Tere, ilusat algavat nädalavahetust. Meil on portaalipäev täna 12.12. Küsisin natukene kõrgematelt informatsiooni, et mida see meile toob, mis see energia on. Toob seda, kuidas me seda energiat ära kasutame, eks ole. Energia on uuendav. Ma rääkisin selle nädala sõnumis ajaliinidest, sellest, kuidas ajaliinid uuenevad ja vanad kukuvad maha. Et ei ole niimoodi, et need vanad potentsiaalid kuidagi alles jäävad. Et ma näen kuidagi nagu suuremas mastaabis tsüklid lõpetatakse ära, vanad ajaliinid kukuvad maha ja need uued potentsiaalid, mis tekivad, on natukene sellised uuenduslikud, millega ei ole harjunud. Ei ole selline, et natukene muutub. See on üsna suur samm. Ja see tänane portaalipäev loob meile uuenemist. Et täna kuidagi on eriti aktiivselt selline uuenemine ja vastuvõtmine. Ja sellest rääkisid mulle, ma küsisin siis sõnumit, mis toimub, mida tegema peaks. Sõnumit jagasid mulle siis veenuslased. Veenuslasest olend. Elanik oli siis minu kõige esimene maaväline kontakt, kui ma hakkasin kosmiliste teemadega tegelema. Ja nad eksisteerivad 6. kuni 8. dimensioonis. Nad on inimesele väga sarnased, kui teised tähesüsteemi esindajad ja rassid on üsna sellised klassikalised tulnuka moodi, siis veenuslased on päris inimese moodi. Nad küll on natukene suuremad kui meie pikkuselt. Nad on sellised valdavalt heleda peaga, heledate silmadega, siniste silmadega, heleda nahaga ja natukene ingellikud. Ja nemad rääkisid mulle väga sellest südamekeskusest, kuidas seda algavat aega, seda algavat perioodi, mis siin kõik toimub, vastu võtta läbi südame ja läbi armastuse. See tundub nii klišee, aga ma kohe jätkan selle teemaga. Et see aasta tõmbab meil siin neid otsi kokku, nagu ma ka eelmises videos rääkisin ja olen varasemalt oma postitustes ka maininud, et see otsade kokkutõmbamine, see periood kestab, mõne jaoks on see väga intensiivne või segadust tekitav ja selline kahe vahel olek, vaakumis olek, ei tea, kas edasi või tagasi või kuidas edasi ja kuidas tagasi, no mis iganes selline segadus on üleval ja see ei ole lihtsalt ainult kuidas suhtega või kuidas tööga, see tundub nagu pigem sellises sügavamas hingetasandil ja hingeplaanis selline segaduse olek, sellepärast et toimub ümberkujunemine, toimub ümberkasvamine, uueks kasvamine ja ei osata seda vastu võtta, sest südametasand on kinni. Ei julgeta oma südametasandit lahti teha, sest kardetakse haiget saada. Et avatud süda seostub kuidagi väga haavunud olekuga ja sellise tundega, et kõik saavad nüüd haiget teha. Avatud südametasand tähendab seda, et seal eksisteerib armastus. Eelkõige, mis seal eksisteerib, on enesearmastus. Ja kui inimesel on enesearmastus olemas, siis see tähendab, et tal on piirid paigas. Ja üle nende piiride ei saa sõita mitte keegi, kellel sai luba sõita, sest sul eksisteerib enesearmastus, eneseaustus ja eneseväärtus. Kõik algab enesearmastusest, eks ole. Ja ei ole sellist võimalust, et kui sa nüüd oled avatud südamega, siis teised teevad sulle haiget. Vastupidi, sa saad haiget siis, kui su süda ei ole korras, kui sa üritad seda täiega müüri taga hoida või see on kuidagi teistmoodi tasakaalust väljas.
kui sa oled avatud südamega ja tasakaalus, ei ole sellist võimalust, et keegi saab sinust üle sõita, sest sa armastad ennast nii palju, et sa ei pane ennast olukordadesse, kus keegi saab sind ära kasutada. Sa juba südame tasandil tunned ära, et see ei ole õige. Sa juba oskad eos panna piirid paika ja kehtestada piirid, et nii ei saa. Sa oskad juba nende esimeste punaste lippude ilmnemisel oskad ennast hoida. Ja ei pushi sealt edasi, et äkki. Ja nad rääkisid mulle ka sellest, et kuna me uueneme ja uuenemine tähendab seda, et sa seisad silmitsi omaenda vanaminaga, omaenda varjukülgedega, omaenda selle raskusega. Ja need hakkavad üles tulema. Ja selleks, et neid osata vastu võtta, on vaja südamefiltrit. Hästi tihti sellistes spirituaalsetes kommuunides räägitakse sellest kolmandast silmast, et kui oluline kolmanda silma avamine, et siis sa hakkad päriselt nägema ja et siis justkui nagu, kui sul on kolmas silm avatud, et siis sa oled nagu justkui õige selgeltnägija või õige nõid ja õige meedium, mis iganes. Ja kuidagi väga pinnapealselt sellesse suhtutakse, et kui kolmas silm on lahti, siis järelikult sa näed vaimumaailma ja järelikult sa näed, mis inimeste peas toimub ja nii edasi. Mis sinuga tegelikult juhtub, on see, et sa hakkad enda sisse nägema. Sa hakkad nägema enda sisse kogu seda sitta, mida sa oled aastatega kogunud ja kui vähe sa oled ennast armastanud, kui vähe sa oled ennast aktsepteerinud, kui vähe sa oled endale ruumi andnud. Sa hakkad nägema oma neid külgi, mida sa ei taha mitte kellegile, kaasa arvatud iseendale näidata. Neid külgi, mida sa häbened, kus on sinu süütunne, kus on sinu häbitunne. Sa hakkad nägema kogu seda mustust. Sa hakkad seda nägema ka teistes. Ja kui sa ei oska südame tasandil seda vastu võtta, kui sinu süda ei ole sellele avatud, siis sa lähed hirmu tasandile. Sa lähed endast veel kaugemale. Ja tekib endast veel suurem lahknemine, tekivad närvisüsteemi mingi kõrvalekalded, tekivad psühhoosid ja inimesed lähevad hulluks. Miks tihtipeale inimesed tahavad oma kolmandat silma kinni panna või lähevadki hulluks, sellepärast et ülejäänud kehasüsteem ei ole valmis vastu võtma seda, mida siit nähakse. Ehk siis, kui sa hakkad nägema oma varje, oma neid külgi, mida sa häbened, millega sa ei taha silmitsi seista, oma teemasid, mida sa tahaksid kinni matta, millele sa otsa ei taha vaadata. Need on vaja võtta vastu läbi armastuse, läbi andestuse ja läbi mõistmise. Sest armastuse tasandil ei eksisteeri hirmu, esiteks, ei eksisteeri kahtlust, ei eksisteeri mitte omaks võtmist ja sellepärast meil on vaja seda südamefiltrit, mis võtab meid omaks sellisena, nagu me oleme, mis ei hakka ümber veenma ega ümber moonutama meie kogetut, meie emotsioone ja meie raskust, vaid võtab omaks. Ja omaks võtmisel juhtub see, et see raskus lahustub ära. Ja sellepärast on hästi oluline, et me eksisteerime sellel avatud südame tasandil ja spirituaalsete inimestena, kes me tahame väga näha, tunda, kogeda, ülemeelelist, eks ole, me tahame seda spirituaalset maailma kuidagi teistmoodi kogeda, kui sul südame tasand on kinni, siis ära palun roni sinna. Uisapäisa, eks ole. See on lihtsalt selline väike teadlikkuse hoiatus sulle, kui oluline on see südametasand. Ja ei saa ära unustada seda, kui oluline on meie see juurtšakra, eks ole, et mis me siin südametasandil vastu võtame, läbi filtreerime, on vaja viia juurtšakrasse, kus eksisteerib turvatunne, et see, mida me vastu võtame, on turvaline. Minuga ei juhtu mitte midagi, mind ei ole võimalik kõigutada, isegi see, kui need emotsioonid, mis tulevad, on ebamugavad. Mul on turvaline, mul on oma kehast turvaline ja sa viid selle oma turvatundesse siia juurtšakrasse ja tood selle turvatunde üles siia südamesse ja võtad vastu. Ehk siis selline õpetus või see süsteem, mida veenuslased mulle näitasid, nemad elavad väga läbi südame, nad on väga sellised roosamanna armastus, mis esmapilgul võib-olla tundub. Aga nad eile näitasid mulle, et see ei ole lihtsalt see, et me nüüd armastame kõiki, see tähendab seda,
et armastuse sagedusel me oskame vastu võtta kõike seda, mida maailm annab. Ja me peegeldame sellest armastust ja see ei kõiguta meid. See ei lase meil minna äärmusesse, see ei lase meil minna tasakaalust välja, sest eksisteerib selline sügavam mõistmine ja armastus avab tasandi telepaatiaks. Ehk siis inimeste vahel on võimalus tekkida selline sügavam mõistmine ja telepaatia. Ja järjest vähem jääb ruumi valesti mõistmiseks ja ebakõladeks ja konfliktidele jääb vähem ruumi, sest on telepaatia ja mõistmine, andestamine, arusaamine sügavamal tasandil. Et see uuenemine, mis meiega toimub, mis sinuga toimub, kui sa seda praegu tunned, et mingisugused vanad kihid tahavad üles tulla ja on segadus, siis see vastu võtta armastusega, mõistmisega ja endale andes andeks. Sest vastasel juhul see ei lahustu ära, sa ei saa nagu edasi liikuda ja jäävad ikka mingisugused haagid. Et see südame tasand ja armastuse tasand ei ole lihtsalt romantiline suhtlus ja roosamanna, on ju. See on baasvajadus, et elus püsida. Energia, see on sagedus, see on olemise vorm. Ma ei kirjutanud seda sõnumit, mis läbi tuli üles ja ma proovin siin läbi meenutuste seda edasi kanda ja võib-olla mu sõnum on natukene hüplik, aga ma loodan, et see jõuab sulle kohale ja sa saad aru, kui oluline on armastada enda erinevaid osi. See vana mina, kes sa oled olnud selles 9-aastases tsüklis, eks ole, mis meil nüüd siin otsad kokku tõmbab, kui oluline on ta armastusega omaks võtta, sest ta on toonud sind siia tasemele, kus sa praegu oled. Ilma temata sa ei oleks siin. Ilma temata sa ei tõuseks nii kõrgele. Ja isegi kui sul on mingisugune ebakõla oma selle minaga, siis see sinu mina ei ole teinud neid valikuid, neid otsuseid läbi paha tahte. Ta on teinud seda kas siis teadmatusest või siis läbi selle, et tal ei olnud muud valikut, tal ei olnud muid teadmisi, tal ei olnud muid oskusi. Ta tegi sellel hetkel, ta tegi sel hetkel seda, mis tema jaoks tundus parim ja sellepärast ei saa ma mineviku mina peale pahane olla ega vimma pidada ega süüd tunda. Sest ta käitus nii, nagu tol hetkel tema jaoks oli parim. Ja see armastusega omaks võtta, et ma armastan ennast ikkagi, kuigi ma käitusin sel hetkel võib-olla mitte kõige paremini, aga nüüdsete teadmistega see niimoodi ei käituks, aga sel hetkel sul neid teadmisi ei olnud, on ju. Kuidas sa saad siis pahane olla? Kuidas sa saad pahane olla 3-aastase lapse peale, kes ei oska 5. klassi matemaatikat? Tal lihtsalt ei ole seda arengutaset veel, eks ole. Et see on ju loomulik. Et samasugune sarnane suhtumine, andestav ja mõistev suhtumine endasse ka. Ja läbi selle on võimalik, et sinu energiaväli muutub hõredamaks ja tekib rohkem ruumi, sest armastus oma olemuselt on ka hõre, üsna kerge ja hõre tegelikult. Ja see uuenemine, need uued energiakoodid, mis just eriti täna intensiivselt alla tulevad, saavad sinusse ankurduda ja ära mahtuda, sest sa võtad need vastu südame tasandil, turvatunde tasandil ja sa tood selle turvatunde siia. Et sul on turvaline oma kehas, sul on turvaline vastu võtta. Ja mida rohkem me turvalisena ennast tunneme, ehk siis see närvisüsteemi küsimus juba ka on ju. Mida tasakaalukam on meie närvisüsteem, seda paremini me suudame seda kosmilist informatsiooni vastu võtta. Seda puhtamalt ja selgemalt, sest me oleme tasakaalus, meil on turvaline. Kui me oleme ebaturvaline, siis meil on siin shutdown, me lülitume sellele fight or flight režiimile, et meid lihtsalt elus hoida, siis ei ole enam oluline need kanaldused ja sõnumid, vaid need baasvajadused, et lihtsalt elus hoida. Aga kui sul on turvaline, siis see fight or flight saab maha rahuneda.
ja saab sinu energiavälja hakata avarduma, saab sinu teadvus hakata avarduma ja sa laiened igakülgselt. Et ka see närvisüsteemi rahustamine ja kohale tulemine oma turvatundes, see on võtmesõnad selleks, et sa saaksid uueneda ja laieneda. Seda mulle siis veenuslaste poolt näidati. Ja mul on siin juba päris mitu päeva kaaslaseks olnud maasikakvarts. Maasikakvarts on ülemise südametšakra kivi, ta on ka lihtsalt selle regulaarse südamekeskuse kivi. Ta aitab avada südant nendest blokaadidest ja emotsionaalsetest raskustest, mis praegusel perioodil sulle võivad üles kerkida. Ja ta aitab ühendada sul läbi peenenergia oma algkoodidega, oma pärisolemusega. Ta on üsna selline kosmiline kivi minu meelest, mis väga sellise peene, kuidas ma ütlen, peene tööga taastab sinu algkoodid, algväärtused. Ja usutakse, et neid kasutati ka vanas Lemuurias ja vanas Atlantises selleks, et neid algkoode säilitada ja hoida. Et me oleme praegu sellises ajastus, kus meie algkoodid justkui nagu taastuvad, aga me toome me kuidagi nagu toome need uude aega, et me ei taasta seda, mis oli vana, vaid me läbi vanade teadmiste toome selle uue planeedile Maa. Sest me oleme uuenemas, aga me ei saa uueneda läbi selle illusiooni, meil on vaja neid vanu algkoode ja neid meilt taastatakse nendel, kes on valmis vastu võtma. Nii et praegune see, eriti see tänane päev, ma tunnen, et on kuidagi niisugune aktiivne täheseemnetele, tähehingedele, et neis natukene seda mälu taastada ja aidata liigutada edasi uuele tasandile, tehes rahu selle möödunud 9-aastase tsükliga, kes sa olid selles 9-aastase tsüklis, eks ole, kes sa seal olid, mida sa tegid, milliseks sa kasvasid ja mis teemad üles tulid, see oli tohutu õppetund. Ja 2026 on numeroloogiliselt number 1, kõik algab uuesti, kõik saab alata uuesti. Nii, aga ma täna võtan kaardid ka kampa, et vaadata, mis see nädalavahetuse energia meile loob, mida see tänane loob. Küünaleegikene on nii haledakene mul täna siin. Et mida see praegune periood meil siia loob, milline on see energia siin 3 päeva jooksul ja kindlasti see 12 portaal, kui sa täna ei suuda sellest maksimumi võtta, see tähendab, et sa jääd ilma. Need energiad on veel aasta lõpuni, mulle tundub. Ja need energiad aktiveeruvad ka siis, kui sinu tasand on valmis, ükskõik mis ajahetkel, et ei ole ainult nii, et kui magad selle portaali perioodi maha, siis on kõik. See sõltub ka indiviidi arengust, mis faasis tema hingeareng on ja millal ta on mida valmis vastu võtma. Et ei saa olla kõigil ühtemoodi. Nii. Mulle meeldib see pakialune kaart. Nüüd vist fookuseeris ära. Geomeetriline koherentsus. Seostub mulle kohe selle uuenemisega, mis meiega toimub. Kuidas meid geomeetriliselt
paika seatakse ja ma rääkisin teisipäevases videos andromeedalastest ja ka tuli selline väike lühikene sõnum andromeedalastelt mult eile, et grid work ehk siis kuidagi selline see mingisugune geomeetriline töö meie energiaväljadega käib, et selline, kui energiaväli ma näen tavaliselt energiapallina, siis nemad näitasid, ma ei oska seletada, nagu energiajooned ja mõne puhul isegi nagu geomeetrilised kujundid. Et nad nagu tegelevad sellega, et see meie hinge geomeetria, väga huvitav sõna, meie hinge geomeetria läheks sümmeetriliseks ja tasakaalu. Hinge geomeetria sümmeetrilisus. Me oleme sümmeetrilisusest väljas ja praegu toimub selle sümmeetrilisuse tasakaalustamine. Paljud inimesed on selleks valmis ja nad võtavad seda vastu. Aga on neid, kes veel ei ole valmis. Nad ütlevad niimoodi, anna märku, kui sa oled valmis. Et need hästi tihti räägitakse sellest, kuidas meid justkui nagu väliselt abistatakse, eks ole, assisteeritakse. Aga nad ei abista ega assisteeri siis, kui sa ei ole märku andnud, et sa tahad seda. Kui sa ei ole märku andnud, et sa oled valmis arenema, et sa oled valmis liikuma ja sa ei anna seda esimest impulssi ise. Sest me elame vabatahtde maailmas, nad ei sekku heast peast. Nad sekkuvad siis, kui sa ütled, et sa nüüd tahad areneda ja sa tahad muutuda, sa tahad kasvada. Siis tuleb sinu hingepere sulle appi. Siis tulevad sinu esivanemad sulle appi. Ja kes iganes sul seal spirituaalses tiimis on. Sa pead ise märku andma. Nii. Tähistamine. Collective awakening. Kollektiivne ärkamine. Väga kõnekas, väga kõnekas. See tähistamine on hästi sellise kohalolu energiaga, kuna ta vastab tarosüsteemis sauade 4-le, siis sauade 4 on hästi maandatud kaart ka. Ta tähistab seda, mis on kohal. Ta tähistab seda, mis on käega katsutav ja mis on olemas. See ei ole selline tähistamine, et tähistame ette ära või veel nagu päris käega katsutav ei ole, aga tunneme juba rõõmu. See on selline tähistamine, et on olemas. Nüüd jõudis kätte, nüüd on olemas ja nüüd me saame tähistada. Sest see, et hinge geomeetria läheb sümmeetriliseks, tekitab joovastuse tunde, tekitab heaolu tunde ja sa tahad tähistada. Ma rääkisin ka naudingutest, eks ole, kui oluline see on, et sa lubad endal nautida eelmises videos. Ma loodan, et ma rääkisin, vähemalt mul oli märkmetes see naudingute teema kirjas. Ühesõnaga ja collective awakening. Selle tänasega toimub mingisugune awakening, sest neid starseed'e aktiveeritakse. Starseed'id on märguande andnud, et nad on valmis level upima järgmiseks aktivatsiooniks ja tegelikult see, mis toimub starseed'idega, mõjutab ka ülejäänud inimkonda. See mõjutab positiivselt ka neid, et see collective awakening tundub täiesti nagu thing olevat. Nii, mis meil siit veel tuleb? Shadow clearing. Varjude puhastamine, millest ma rääkisin, on ju. See energia võib-olla, ma ütlesin ka video alguses, et on natukene raske, need raskused tulevad ülesse, tulevad mingisugused emotsioonid ülesse. Mina isiklikult kogen, et minevik tuleb kas siis unenägude või mälestuste najal ülesse, mitte enam, et inimesed ei tule minu ellu, vaid mälestustena kuidagi. Ja siis
saab nii-öelda toimuda see shadow clearing ehk siis oma varjude puhastamine, oma selle varjuemotsioonide lahustamine läbi vastuvõtmise. Ja hästi kõnekas kaart on jälle see puukene siin. Juured on planeedil Maa, aga teadvus on siin üleval kõrgustes erinevatel koduplaneetidel, kelle jaoks on koduplaneet kuskil mujal, kuigi planeet Maa on ka meie kodu, me peame seda oma koduks tunnistama, sest vastasel juhul me sellest raskusest üle ei saa. See ongi meie õppetund. Aga teaduse tasand võib olla, jah, on täheseemnetel siin üleval, siin kõrgemal, teistel planeetidel. Ja see ongi see, mis võimaldab tuua seda tarkust ja teadmist siia planeedile Maa. Sest planeet Maa vajab seda ja sa ei ole sündinud siia ilmaasjata, sa ei ole sündinud siia kogemata, täheseemned ei sünni siia kogemata. Nad saadetakse missioonile, nad valivad ise selle missiooni ja see missioon ongi see, et see sagedus, see armastuse sagedus näiteks, mida ma rääkisin veenuslastest. Kui sa tuled Veenuselt, sinu missioon on tuua see armastuse sagedus siia ja ankurdada seda sagedusena, mitte lihtsalt emotsioonina ja partnerlussuhtena, eks ole, vaid olemise vormina. Kui sa tuled Andromeedalt, nagu ma rääkisin eelmises videos, eks ole, sa tuled tooma siia vabaduse tunnet. Sa tuled tooma siia ühtsuse tunnet, me kõik oleme üks. Aga me ei ole üksteise küljes kinni, me oleme vabad. Mis iganes kellegi missioon on, see on kõigil kindlasti erinev. Ja ei saa nii väga mustvalgelt seda tõlgendada. Aga Infinite Akash, lõputu Akash. Mis on Akash? On Akashi kroonikad, mis Akasha, kus on kogu universumi ajalugu, kõik sündmused, kõik sinu mineviku sündmused, kõik sinu eelmised elud, kõik, seal on kõik kirjas. Ja sinna on ligipääs. See on selline energeetiline raamatukogu, kuhu on meil kõigil ligipääs, aga sinna tuleb osata ligi saada. Ja see lõputu teadmine, mis tegelikult täheseemnetel on. Ja tõenäoliselt, kui sa mind kuulad, siis oled sina ka täheseeme. Sul on need lõputud Akashi kroonika teadmised, sul on need olemas, need on sinu käes. Too ja ankurda need siia Maale. Planeet Maa vajab seda. Täida oma missiooni, võta oma missioon vastu, võta see uus mina vastu, mis tahab sündida sellest segadusest, sellest kaosest, sellest varjude puhastamisest, shadow clearing, eks ole, mis kaart meil siin oli, et sa saaks minna geomeetrilisse hingetasakaalu, sümmeetriasse. Ja usu mind, mida rohkem sa seda energiat vastu võtad ja julged siia tulla, seda vähem ebamugav ja vähem võõras see planeet Maa sulle tundub. Sest ma tean, kõik täheseemned tunnevad, et see planeet Maa siin on, miks ma siin olen, ma eksisin siia ära, see on võõras koht. Need on esimesed ilmingud sellest, kas sa oled tähehing või mitte. Nii. Kas ma peaksin veel midagi ütlema ja teiega jagama? Mis need energiat meile siia toovad? Tasakaalustamist toovad. Võta tasakaalustamine vastu. Tee ise selle heaks midagi, et tasakaalustuda. Ära lihtsalt oota. Ja see, kus sa praegu oled, on see, kus sa pead olema. Usalda. Usalda, et sa sünnid uueks. Uuesti sünd ongi ebamugav ja valus.
väga transformatiivne periood, väga transformatiivne nädalavahetus, mis kõik kulmineerub tõenäoliselt pööripäevaga, mis on järgmine pühapäev, kui ma ei eksi, 21. detsember. Peale seda läheb energia rahulikumaks enamuste jaoks. Aga praegu toimub selline töö, energiaväljade töö nendega, kes on valmis vastu võtma. Ja südametasandi töö, ma ise tohutult tunnen seda südametasandi tööd. See on siuke nunnu energia. Väga huvitav energia, selline tunne. Kui me seda kirjeldaks, siis võib-olla nagu olete kindlasti kõik kogenud armumist ja seda liblikate tunnet kõhus, aga see on südames. Ja ma saan aru, kuidas mu südametasand niimoodi stretchib ja venitab, aga see on siuke mõnus tunne. Ja järjest rohkem ma tunnen, et see on minu süda. See on nagu mina ja siin on minu armastus. Ja ma saan oma armastusega teha hästi palju iseenda jaoks ja maailma jaoks, selline see vastuvõtmise tunne ja oma väe vastuvõtmine, et ma ei ole lihtsalt niisama siin ära eksinud, on ju. Vaid mul on võimalus ennast vastu võtta ja ennast tundma õppida ja see on hästi huvitav tunne ja ma väga soovin, et sa ka seda kogeksid ja suuna sinna võtaksid, võib-olla sa juba koged. See on hästi tore. Aga me kõik liigume erinevates etappides, et kui sa ei koge asju nii nagu mina, see ei tähenda, et sa oled maha jäänud. Mina ei koge asju nii nagu sina või ei näe nii nagu sina. Sest me oleme kõik erinevates arenguetappides. Ühesõnaga ma siin hakkan juba liiga ümmargust mulli jääma. Tõmban otsad kokku, ma loodan, et siit tuli sinu jaoks mingi huvitav sõnum, huvitav vastus, huvitav inspiratsioonipahvakas, mis iganes. Kõike head sulle nädalavahetuseks ja tšau!